kallis raadiokuulaja või vaataja, kuidas ta parasjagu täpselt teiega on. Meie Emajõge ja Peipsijärve ja Võrtsjärve ja üldse sisevete valdkonda puudutav saade Ankrusajas on jõudnud järjekordse osani ja praegu oleme meie sellise ajaloolise Tartu sadama territooriumil. Oleme ühe laeva peal, Toomas andis oma laeva Emili külalislahkusega väikeseks liikuvaks stuudioks ja tähtis on see, et alati kui on saatega tegemist, siis iga saatejuht siis üksi juttu ei tee, vaid ikka on keegi palutud ka ja ka seekord on meil üks inimene, kes jõeeluga on olnud ühel kindlal perioodil väga tihedalt kokku kasvanud ja see on siis Tartu sadama, saate nüüd parandada, kui ma eksin, Tartu sadama viimane juht või direktor Peeter Kukk. Tere, Peeter! Tere, Kaute! Täpselt nii ongi, et Tartu sadamasse asusin ma tööle 2003. aasta oktoobris, kuni siis registrist kustutamiseni paar aastat tagasi olen olnud juhatuse liige. No, Tartu sadam on selline natukene inimesed, kellel on juba elukogemust selja taga, nemad mäletavad küll, mismoodi Tartu sadam välja võis näha oma laevade rohkuse poolest. Aga toonast hetke, kui mäletada ja meenutada, seal oli siis puksiire ja reisilaevu ja liivapraame ja teeninduslaevu ja palju neid aluseid võis sellisel kõrghetkel, kui teie tulite kokku kai küljes olla. Jah, nüüd on kohe niimoodi peast raske seda numbrit öelda. Ma tean, et 26 laevapere liiget olid 2003. aasta lõpus tööl, kes said ka palka. Tolle hetke seisuga oli jaotatud siis sadama laevad kaheks, olid reisilaevad ja tehnilise suunitlusega laevad. Oli 2 puksiiri nimedega Tartu ja Omedu. Nendest Omedu on veel elus ja paikneb minu teada Võrtsjärvel. Siis olid liivapraamid, 2 500 tonnise kandevõimega ja 1 200 tonnise kandevõimega ja olid veel väiksemad tüüpi puksiirid ja siis ka sellised ujuvplatvormid. Siin me, kui vaatame, siis üks nendest on siis Pegasuse külje all, sisuliselt üks suur raudkast, mida saab siis kaldakinnistusega kalda äärde siis paigaldada ja mille küljes siis madala veeseisuga on mugav laevukesel siin seista. No nii on, me praegu oleme Emili pardal, mis on kenasti pandud kai külge Sadamateatri ees. Kui meenutada, siis täpselt see kai koht oli näiteks millisele laevale? Jah, siin on nüüd niimoodi ka, et erineva veeseisuga puhul olid laevade paiknemised erinevad. Põhiline Pegasuse asukoht oli tookordse Atlantise restorani ees. Oli ka veel üks väiksem reisilaev, aga tehniline laevastik oli siis oluliselt suurem ja see paiknes Ropka sadamas tookordse nimetusega inertmaterjalide sadam aadressiga Ropka T29. Praegust on seal gigainvesteeringute laoplats. Aga selles sadama juhtimine, see on hirmus keeruline töö. Kuidas teie selle peale sattusite? Varem ennist, kui mikrofon veel seisis, siis märkisite, et te olete üdinike maapoiss ja sattumine siis jõelaevanduse juurde. Kuidas see juhus siis võis olla? Oli see üldse juhus? Eks ta ikka väga paljus oli juhus. Eelmine juhataja läks ennast täiendkoolitusele Saksamaale ja kiiresti tuli leida lahendus. Tartu sadama nõukogu leidis, et sisemisi ressursse võiks kasutada. Kuna ma juba süsteemis töötasin, siis tehti ettepanek, mis oli ühest küljest ahvatlev ja teisest küljest ei andnud väga palju ka vastu vaielda. Ja siis hakkasin A-st ja B-st peale ja õnneks oli ka veidi toetust kõrval. Nii et siis hakkasin juba tasapisi aru saama, mis siin jõe ja ka suurema
Peipsi järve peal toimub. No et läksite siis laevade juurde, saite meestega jutu peale ja saite teada, kus on vöör ja ahter ja kuidas otsad käivad, et need ei ole köied ega nöörid ja niimoodi tasapisi hakkasite seda kogemust siis koguma. Jah, see on nüüd ütleme praktilise külje pealt, aga väga oluline oli ka see, et leida kogu sellele laevastikule, kogu sellele meeskondade kompleksile tööd. Emajõe probleem on see, et navigatsioonihooaeg on väga lühike, aga kõiki laevajuhte ja tehnilist personali tuleb ju aasta ringi hoida. Nad elukutset ei vahetaks ja see oligi minu töö kõige suurem väljakutse. Mida siis laevamehed talvel päris tegid, kui ikka jääkaan oli peal ja siis traditsiooniliselt nokitsetakse siis oma aluse kallal? Jah, nii ta on, aga paraku olid Tartu sadamale kuuluvad alused nii suured, et neid veest välja võtta oli võimalik ainult kevadperioodil kõrge veeseisuga. Siinsamas Sadamateatri taga oli slipp, kus siis neid lühiajaliseks remondiks välja tõmmati. Sisetööd sai teha kuigi palju laevatrümmides ja enamik mehi leidis siis lisatööd valveteenuse osutamisega siinsamas Soola tänava angaaride juures, mis tookord veel olid ja siis põhitöökoht oli inertmaterjalide sadamas. Reisilaevandusega otseselt tegeles nendest siis on ikka väiksem osa, et päris kapteneid ja reisilaeva madruseid, neid äkki oli siis 5-6 või 10? Jah, pigem 5-6. Töö oli sageli vahetustega, ka kuigi palju rahvast liikus, kaptenid olid püsivamad, madrused aeg-ajalt siis vahetusid. Ega nüüd ma ei tahagi, et te täpselt mäletaksite reisijate numbreid, aga umbes, et kõikidel nendel reisilaevadel oli ju kogu aeg ikkagi tööd ja peamised liinid olid siis, need olid siis Piirissaare otsad ja muidu sellised huvireisid siis siin nii nagu praegugi linna vahel ja lähiümbruses. Jah, ega meil kuskile väga palju sõita ei olnud, sest Pegasuse suurusele laevale peab olema kindel kaldakindlustus, kuhu saaks silduda ja neid väljaspool Tartu linna ei olnud. Nii et Pegasus tegi ikkagi selliseid 1 kuni 2 pikkuseid sõite, kus siis alustati ja lõpetati samas kohas, aga siis Polarise nimeline tiiburlaev sõitis Piirissaare ja Tartu vahet vedades regulaarselt kevadest kuni jäätulekuni inimesi kohaliku dotatsiooni ja riikliku dotatsiooni abil. Ja tema selline ühe otsa pikkus oli, kaua ta sõitis? Ta sõitis natukene alla 2 tunni ja see oli tookord ja ma usun, et ka praegust üsna hea kiirus, arvestades seda, et Emajõe pikkus on 45 kilomeetrit circa kuni Suudmeni Peipsis. Ta on iga aastaga järjest kitsamaks jäänud ja üks meeleolukas seik tuleb meelde, kui see laev müüdi 2009. aastal soomlastele, siis nad tulid vaatama ja olid tõsiselt ehmunud sellest, kui ligemale 75-aastane laevakapten võttis kurve mööda Emajõge, nii et saba viskas nagu rallisõiduautol veidi kõrvale. Külg ees, nii nagu ikka peab. Ja tema selline tavaline kestlik rännakukiirus Polarisel oli siis milline umbes? Seal nüüd oli selline moment, et kõige vähem tekitas ta lainet ja seega ka siis kalda erosiooni siis, kui ta oli täiesti tiibadel ja eelduslikult oli selleks kiiruseks umbes 40 kuni 50 kilomeetrit tunnis. Ja see, mis sealt kütusepaagist ära läks, oli ka vist päris arvestatav hulk liitreid vist tunni jooksul. Jah, eks nendel laevadel olid tookordsed, olid sisuliselt tankimootorid peal ja need olid konstrueeritud mitte kütuse kokkuhoiu mõttes, vaid ikka võimsusele orienteeritud.
Aga nüüd, kui me korraks juba saime puudutada seda teemat ka, et soomlased tundsid Polarise vastu huvi ja see läkski neile või nad olid rõõmsad ja läksid sellega minema. Ja, nad ostsid ära, õigemini selleks oli üks Soome ettevõtja, kes siis viis ta järvele ja seal oli tegelikult kõige õigemad tingimused tema ekspluatatsiooniks. Polarise korpuse paksuseks oli 3 millimeetrit alumiinium ja Peipsi laine räsis teda päris tugevasti. Peipsil on selline lühike ja terav laine, nii et ta nendele tingimustele ei olnud projekteeritud, ta oligi pigem suurte veehoidlate ja jõgede peal mõeldud sõitma. Jah, ja selliseid on soomlastel seal võtta küll ja küll neid järvi. Ja olen ka käinud korra siis Polarisega järve peal sõitmas ja see on tõesti väga efektne vaatepilt nii kaldalt vaatajale kui ka siis sõitjale endale. Ja nemad jätsid selle mootori siis ikkagi nagu sama või püüdsid sinna midagi peale kokkuhoidlikumat arvatada, et seda täpselt ei tea. Mis sellest hiljem sai, ei ole teada, aga vähemalt alguses sõitsid nad selle mootoriga, mis siin kaasa tuli. Teie olite direktor just, kui me rääksime, viimane direktor, et pidite ka tegelema siis, emotsionaalselt selles mõttes võib-olla nukramate teemadega, et reaalseid olusid arvestades lihtsalt Tartu Sadam tegevus tuli kokku tõmmata, sellepärast et avastati ju, et autoga on ikkagi kruuse ja liiva odavam vedada kui praamidega ja tasapisi tuli neid aluseid siis müüma hakata. Et kas mõni selline alus läks ka niimoodi, et temast päris kahju oli, et ei leidnudki enda õiget peremeest? Jah, osa olid amortiseerunud sedavõrd, et nad tuli ikkagi lõigata vanarauaks ja nõudlust praktiliselt ei olnud, sest meil ei olnud ju ühtegi teist ettevõtet Emajõe peal, kes oleks võinud neid hakata rakendama. Samuti ei olnud riigipoolset nõudlust. Need praamid ja puksiirid olid mõeldud siis liiva, kruusa, mis iganes sellise puiste materjali veoks ja omal ajal siis viidi Tartust Pihkvasse ja toodi sealt jälle liiva näiteks tagasi, sest meil siin klaasitehastele sobivat liiva ei olnud lähiümbruses. Hilisemal ajal oli tõesti niimoodi, et maanteetransport tuli oluliselt efektiivsem või ka rongiga. Ja reisijate teenindamiseks kokku oli siis, me paar korda oleme rääkinud, laev oli siis 3, ma saan aru. No praktiliselt oli 2 sellist arvesse võetavat laeva, oli Pegasus ja Polaris, oli üks väiksem, kes tegi lihtsalt 10 seltskondadele niisuguseid charterreise siin. Ja Pegasus jäi siis alles tänu millistele arengutele, et leidus ikkagi huviline siin samas Tartus olemas? Jah, et hea tuttav Neinar Seli oli huvitatud tegevuse jätkamisest ja see tõi ka tema hotellile Torpat veidi lisaväärtust, nii et kuna laev oli üsna eakas, kui 2013. aastal ostumüügitehing leidis aset, siis see hind ei olnud ka kõrge ja Neinaril on jätkunud vastutustundlikkust ja heaperemehelikkust, et seda laeva käigus hoida, ega ta ju majanduslikku tulu ei too. Selles mõttes jah, et ta on ikkagi selline mitte hobi, vaid ikkagi nagu pisut enamat, et see on selline missioon. Ja eks see Pegasuse nimeline laev on ka pisut Tartu visiitkaart selles osas, mis puudutab Emajõge. No ta ongi, tema aegseid laevu ju ei ole Lodjakoja juures, küll ootab oma paremaid päevi ja arenguid veel üks tubli alus. Ja selleks on Vanemuine.
mis on siis väga pikalt seisnud alguses Aardlapalu karjääris ja siis ta tuli siia Tartusse ja lõpuks Priit Jagomägi leidis, et temal on võimekust see alus võtta kasutusele ja siis tookord me leidsime ka sobiva hinna mõlema jaoks, nii et Tartu Sadam võõrandas siis Vanemuise nimelise laeva Emajõe Lodja seltsile. Ajaloos on ju ikka niimoodi, et ajastud vahelduvad ja tulevad kas siis paremad või halvemad, see on juba subjektiivne tihtilugu, aga hinnang. Aga Tartu Sadamaga tõenäoliselt oli niimoodi, et aeg lihtsalt keeras oma teise lehekülje niimoodi ära, et ega teda sellisel kujul kõigi nende laevade arvu ja töötajatega ei oleks olnud selles ajahetkes kuidagi moodigi võimalik olnud säilitada. Tõenäoliselt mitte. Tehnilise laevastiku olemasolu eelduseks oli riigipoolne tellimus süvendustöödeks. Aga ei tookord peetud prioriteediks Emajõe ja ka siis Peipsijärve juures tehtavaid töid, nii et kui tehnilisel laevastikul ikkagi perspektiiv puudus leida tööd, siis oli ainuvõimalik oli lõpetada, sest raha, millest palkasid maksta, hoolduseid ei olnud võimalik kuskilt mujalt saada. Kas hinnangutega on ikka kerge hinnanguid ju anda, aga kas see oli mõneti ka tundus selline üldriiklik peatolek või selline hetk, kus ei osatud seda perspektiivi või sihikut seada lihtsalt? Sest praegu on ju ainuüksi süvendamise tarviks on vajadus on ju väga suur. Jah, kindlasti on see tingitud sellest, et vahepeal on lastud väga pikka aega kinni kasvada siseveekogusid, mis toimub paratamatult setete edasikandumise teel ja viimane suurem puhastamine, Emajõe põhja puhastamine oli ju siinsamas ülesvoolu mõned sajad meetrid, tookord see siis Atlantise restorani ees, kus pinnast päris suures mahus teisaldati ja veeti nende puksiiridega ära inertmaterjalide sadamasse ja sellega oluliselt parandati Emajõe laevatavust selles ligemale poole kilomeetrises osas. Ja tervet Emajõge, kui võtta pikkust niimoodi, et seal praegu oleks tööd ju väga pikaks ajaks? Ja kindlasti. Iseenesest on muidugi küsitav, kas tolle aegse tehnikaga oleks olnud kõige otstarbekam seda teha. Et praegust on tehnilised võimalused kindlasti avaramad, aga samas seab piirangud Emajõe madalus ja kitsus, et siin suuregabariidilised üle 35 meetri pikkused laevad on üsna raskustes. Praegu me oleme rääkinud Tartu Sadama sellist tegevusest, mulle tundub rohkem nagu allavoolu ja sinna Peipsijärve suunas ja Piirissaare suunas, et kui palju seda ülesvoolu tegevust sellel perioodil Tartu Sadamal oli, et oli see reisilaeva liiklust Võrtsjärve suunal, olen küll vähe informeeritud, aga praegu ei meenu sellest perioodist. Jah, selleks ajaks, kui mina sadamasse tulin 2003, oli juba ülesvoolu Emajõgi nii palju ahenenud, et sinna suuremad laevad ei pääsenud. See oleks eeldanud väga suuri investeeringuid laevade uuesti taas avamiseks. Kunagi on ju Pegasus sõitnud Võrtsjärveni välja. Aga ma usun, et tookord ei olnud riigil ega kohalikul omavalitsusel õrna aimugi, mis see kõik oleks maksma läinud ja lihtsam oli loomulikult navigeerida siit allavoolu. No jah, ega see on Pegasuse kapteni Rainer Napitsa selline püha kraal käia ikkagi Pegasusega
Võrtsjärve peal ära, et praegu olud väga sageli just, ütleme niimoodi, ei ole seda soosinud. Aga nüüd, kui praegust jõeelu, Peeter, te vaatate, et me ütlete, et väga palju enam kokku ei puutud, kuna viimati olite laeva peal, jõe peal? Jõe peal olin eelmisel aastal, käisime perega sõitmas. Laeva nimeks oli Arabella, mis on omaette võib-olla isegi tähenduslik selles mõttes, et Arabella teatavasti oli mereröövli tütar. Nii oli, praegu vuhises mööda meil siin Setolaini Maara ja kunagi, kui me juhtus mul näppu üks artikkel, kus oli juttu ka Tartu sadama oludest, oli vist tehtud 2005. aastal umbes. Üks Postimehe artikkel, kus ka Enn Soovik ja minu meelest oli ka teie käest küsitud ühte-teist tuleviku suhtes, kui seal meeleolud olid juba sellise hääbumise ja otsuste kokkutõmbamise meeleolud, siis minu meelest jäi teie seisukoht seal kõlama, et läheb natukene aega ja Emajõe äärde tuleb väikseid ja suuremaid laevu, paate hulgaliselt juurde, et praegu see protsess on ju näha. Jah, eks selleks andis põhjust ka teadmine, et tasapisi elatustase järjest tõusis, omandati uusi paate ja ka Tartu sadamal olid mõningad laienemisplaanid. Paraku läks mööda mõned aastad, kui majanduskrahhist tingituna tuli elu kokku tõmmata ja eelkõige puudutas see niisugust meelelahutuslikku külge. Ja et ega praegu siin seisab siis järjest Pegasus, siis on Arabella esimene, just sõitis mööda suur Sume, siis meie kõige suurem lodi, siis lodi Jõmmu sõitis mööda, Alfa sõidab siin, sinna sõidab Emilia, sõidab Hilara, et kuidas teile tundub, kas võib teile vastata ka see väide, et kui tuleb Emajõele laevu juurde, et siis tuleb ka reisijaid juurde, et see vist on majandus loogikat võttes vist ei ole niimoodi, aga mulle kuidagi tundub. Ei oska öelda. Rainer Napitsaga me ka aeg-ajalt suhtleme ja tema peab jätkuvalt seda statistikat, mida mina alustasin 2005. aastal, otsides üles nii palju kui õnnestus leida arhiivimaterjale reisijate veo kohta, et pisut on need numbrid tõusnud. Nad hajuvad küll võib-olla ära mitmete laevade peale, aga samas jälle juba ainuüksi see laeva nägemine Emajõel on stiimul inimestele tulla, et proovida midagi muud kui siis sel perioodil, kui Tartu sadama Pegasus oli sisuliselt ainukene reisijate veolaev siin kesklinnas. Ja, et kui inimene laeva näeb, et ju tal hakkab ju mõte selles suunas liikuma. Ühte asja tahaks küsida ikka veel, et ajaloos on ikkagi, nüüd on see projekt tõenäoliselt veelgi pikemaks ajaks maha maetud. Ikka see jutt, et saaks sõita laevaga Venemaale, reisilaevaga ja tagasi. Et tol perioodil, kui teie olite sadamat juhtimas, et kui sageli see pinnale tõusis see võimalus, kui tihti te seda uurisite? Eks ta iga paari aasta tagant tuli jälle jutuks ja olen ka käinud Pihkvas kohaliku administratsiooniga seal rääkimas nendel teemadel, aga ühel hetkel ma sain aru, et kui korraldust ei tule Moskvast, siis ei ole siin rohujuure tasandil mõtet väga pingutada. Et eks ta selline emotsionaalne projekt oli, mõlemal poolel oli huvi ja ka olid mõned kõrgetasemelised kohtumised. Ma mäletan, kui Edgar Savisaar oli majandusminister, siis ta kohtus Vene Föderatsiooni transpordiministeeriumi kõrgete ametnikega ja see teema oli korraks arutusel, aga pärast seda oli jälle pikalt vaikus.
No nüüd praegu ongi, nüüd on tänasesse päeva hüppega tagasi, laevad seisavad kenasti reas, vahepeal sõidavad, suurem osa ajast ikkagi ju loodame, et sõidavad, et see on ju kenasti majanduslikult kasulik. Aga ega neid suuremaid laevu meil ju praegu siin remontida võimalik ei ole. Ja selles osas kuidagi see olukord ei ole näitamas ka paranemise kuidagi suunda. Et toona oli ju siin täiesti võimalik ju suuri laevu remontida, slipp oli olemas, tehnika oli olemas, aga jälle, kuna ei olnud keda või mida remontida, et siis see kõik see praeguseks hetkeks kadunud on. Jah, tõepoolest, peale Tartu sadama ei omanud ju keegi laevu ja ega see remont oli üsna kulukas, nii nagu ta on ka tänapäeval, ja kui ei olnud piisavat sissetulekut tänu sellele, et ei olnud tellimusi, navigatsioonihooaeg oli lühike, siis ka tehti äärmisel vajadusel korpuse remonte ning seetõttu kasvasid ka rohtu need slipiteed ja ühel hetkel tuli otsustada, et kõige õigem on tal lammutada. Jälle ikkagi, et ei ole ju võimalik hoida ja raha panustada sellisesse taristusse ootusega, et äkki 20 aasta pärast läheb seda kõike vaja, et laevandus on kallis ala. Kindlasti, ja seda enam on seda jõelaevandus, sest siin on paraku hooaeg lühem, kui see on mere peal ja samas ei ole ka Tartust järgmist punkti, asustatud punkti, kuhu laevaga sõita, nii et transpordi mõttes ei saa me ennast võrrelda lääne pool asuvate riikidega, kus siis suured laevad sõidavad suurtel jõgedel linnade vahel ja omavad ka transpordi mõttes ja meelelahutuse mõttes sellist väärtust. Peeter, kui teie nüüd tänasel päeval jõe äärde satute siin sadamaalal, kõnnite, et emotsioonid tulevad mõnikord nagu meelde ja jälgite ikkagi seda arengut, mis sadamaala planeeringutes nüüd arendajatel linnaplaanis on ka ju huviga. Kindlasti, et aktiivselt ma enam ei ole jälginud, aga meelsasti liigun ilusate ilmadega jõe ääres ja olen kindlasti rõõmus selle üle, et neid aluseid on juurde tulnud ja elu Emajõel läheb edasi, on muutunud mitmekesisemaks ja ka hea meel on tervitada siin Pegasuse kaptenit Rainer Napitsat, kes tuli 2006. aastal Tartu sadamasse tööle ja minul on olnud siis au temaga esimene tööleping sõlmida. Aha, et see oli siis Rainer Napitsa kõige esimene tööleping? See oli ka Raineri kõige esimene tööleping peale merekooli lõpetamist. Ja ju tal on see kuhugi ära ka kindlasti raamitud, nii nagu komme nõuab. Aga nüüd, kui kokkuvõtteks võtta, et jõgi, inimesed on selle jõe nagu avastanud, ütleme niimoodi, et siin on ka neid inimesi, kellele lasti klassikalist muusikat vahepeal päris kõvasti, et nad läheksid mujale, arvates, et inimesed ei salli klassikalist muusikat. Niimoodi, et toona, kui Tartu sadam töötas, siis selliseid õngemehi, kellel tegelikult ei olnudki õnge, väga palju siin jõe ääres ei saanud just olla. Eks neid ikka oli, aga tookord ei aetud ehk neid igalt poolt ära ja ka ei olnud siin aktiivset sadamat. Praegust on järjest siin nüüd 4-5 laeva kai ääres. Oi, kui tore vaatepilt avane. Suur sume sõidab välja järjekordsete reisijatega, kes siis lasteaialapsed minu meelest. Ja kõik on niimoodi ohutusvestides nagu näevad kaugelt välja nagu kullerkupud. Jah, et eks siis selle tõttu tookord ei torganud need niinimetatud kalamehed silma. Põhiline sildumiskoht oli ikkagi südalinnas.
Selge nii. Meie väikene rännak ajas tagasi on praegu jõudnud lõpule ja võib vist tõdeda, et nagu märkisite ka, et teie vaatate igatahes Emajõe äärset laevaelu positiivses võtmes nii praegu kui ka lähemas tulevikus. Ja kindlasti. Ja tervitan kõiki laevaomanikke, kõiki laevakapteneid ja soovin neile nii selleks kui ka järgnevateks navigatsioonihooaegadeks palju jõudu. Meie Ankrusajas saate järjekordseks külaliseks oli Tartu Sadama viimane juhataja, direktor Peeter Kukk. Aitäh tulemast! Aitäh kutsumast!